Emal on täna viimane Luikede järve etendus suures teatris ja selle puhul me lähme isa ja emaga õhtul peenesse restorani sööma. Vanaisa käis Vastla sõitu tegemas ja tal on sellest ikka veel kondid natuke kanged, seega tema meiega kaasa ei tule. Ma pole varem mitte kunagi restoranis käinud ja vanaisa arvas, et mulle kuluks natuke ära lauakombeid õppida. Kes sedagi oleks osanud arvata, et söömine võib nii keeruline olla. Vanaisa kattis köökilaua, mis nägi välja umbes selline. Seal oli palju kahvleid, nuge ja lusikaid, millega ma ei osanud midagi peale hakata. Vanaisa, kas ühest noast ja kahvlist ei piisa? Ei piisa. Vaata, Kärt, igal noal, kahvlil ja lusikal on oma ülesanne. Üldiselt on reegel selline, et alustatakse söömisvälimistest nugadest kahvlitest ja liigutakse taldrikule kõige lähemal olevate suunas. Selge? Ei. Olgu, alustame algusest peale. Kõigepealt, kui lauda istud, vooldi lahti salvrätik. See on kahvlitest vasakul ja pane see endale sülle. Nii, kahvlid on vasakul ja noad paremal pool. Leiva ja võitaldrik on sinust alati vasakul. Leiba serveeritakse kõige esimesena koos supiga. Leib ära noaga lõika, vaid murra väike tükk ja määri võinoaga võit peale. Klaasid on paremal pool. Kõige suurem on veeklaas. Need teised klaasid on ema-isa jookide tarvis. Näiteks serveeritakse esimesena suppi. Selleks kasutatakse paremal asuvat lusikat. Kui oled lõpetanud, ära jäta lusikat kaussi, vaid pane see suurele taldrikule, mille peal supikauss asetseb. Järgmisena tuuakse, ütleme, kala. Selleks on kõige vasempoolne kahvel ja parempoolne nuga. Lihatoitude jaoks on keskmine kahvel ja keskmine nuga. Kui salat serveeritakse pärast praadi, siis on salati kahvel ja nuga taldrikule kõige lähemal. Magustoidu lusikas ja kahvel pannakse horisontaalselt serveerimistaldrikust ülesse poole, kahvel suunatud paremale ja lusikas vasakule. Oli ju lihtne, Kärt? Oi, vanaisa, ei olnud. Ja tead, ma kardan, et ma ei jõua nii palju süüa. Vanaisa ainult naeris selle peale. Õhtu jõudis viimaks kätte. Emal ja minul olid uued kleidid seljas ja isa nägi ka täna välja palju pidulikum kui tavaliselt. Restoranis oli meie jaoks laud juba valmis. Nüüd ma saan ema-isa üllatada, kui hästi ma lauakombeid tean.